ja nüüd ongi aeg meil telefon karbist välja võtta. Meil on siin iPhone'i karp ja ta on selline neljakandiline ja papist. Kui sa poest telefoni saad täitsa uuena, siis tegelikult on see karp isegi kilesse pandud, aga kile saab ilusti ära võtta. Mina selle olen juba läbematusest ära teinud. Ja karpi sõrmega katsudes on siin kenasti tunda reljeefselt telefoni selline kujutis. Ja see on telefoni tagakülje vaade. Ülemises vasakus nurgas on meil tunda ka näiteks 3 sellist mummu või täppi, need on kaamerad. Ja üldiselt ainult karbi peal ongi neid hea näppida, sellepärast et muidu nad lähevad rasvaseks ja siis ei tule head pildid, kui päriselt telefoni peal neid näppida. Igatahes. Karbi avamine on lihtne. Võtad lihtsalt siit ülemisest osast kinni ja tõstad ta ära nagu kastil kaane. Nii, ja nüüd kõige esimene asi meil ongi siin telefon. Siin karbi sees. Ja telefonil on ka täitsa uuena kile ümber, ka selle kile oleme juba ära võtnud, aga ma usun, et see pole mure. Nii, panen telefoni praegu korraks siia kõrvale ja vaatame, mis see karbis veel on. Meil on siin laadimisjuhe. Laadimisjuhe on meil ühelt poolt USB-C otsaga ja teiselt poolt Lightning otsaga. Lightning siis eesti keeles kui välk, aga üldiselt selle kohta eesti keeles öeldakse ka Lightning. Lightning on see ots, mis siis läheb telefoni sisse. USB-C ots aga on, sellega on selline lugu, Apple otsustas, et nemad laadimisadaptereid ja pistikuid, neid osasid, mis siis seina lähevad, enam karpi ei pane. Ja samamoodi ei panda enam karpidesse ka kõrvaklappe, sest et paljudel inimestel on need juba olemas ja ütleme sellise keskkonnahoiu seisukohast ei ole nende juurde tootmine võib-olla kõige parem mõte. Aga see tähendab seda, et kui see on tõesti sinu esimene iPhone ja sul ei ole USB-C otsaga laadijat kodus, siis tuleb see sul osta. Lähed poodi ja paludki müüjalt USB-C laadijat või ütledki, et on tarvis iPhone'i laadida. Ja teine variant on laadida telefoni oma sülearvutist, millel on USB-C ots olemas. Ja siin karbis on veel üks asi, siin on üks pisikene selline ümbrik. Siin ümbriku sees on palju pabereid. Ja muu hulgas on siin üks oluline asi, selle nimi on SIM-kaardi eemaldamise nõel. Ja see on selline nõel, mida meil läheb hiljem vaja, et telefonist kätte saada SIM-kaardi sahtel. Ta on siia ilusti pandud sellise papist klambri taha, et ta siit välja kukuks. Ja selle kokku näpistades saab selle siit pärast ilusasti kätte, kui me hakkame telefoni vaatama. Ja tegelikult, kuna seal karbis rohkem midagi ei olegi, siis nüüd ongi aeg uurida, milline meie telefon tegelikult välja näeb.